Tere tulemast kuulama taas kord köögikultuuri. Minu nimi on Kart Puum ja te olete otse loomulikult Raadio 2 lainel. Tänases saates jätkame samuti magusa lainel. Nimelt võtame ette sellise vahva tegemise nagu kaneelirullid. Tänased kaneelirullid on veidi erilisemad. Just nimelt seetõttu, et täidisesse läheb kaneelile juurde veel muid vürtse, nii et nimetaks neid rulle täna lausa piparkoogivürtsisteks kaneelirullideks. Pärmitaigna valmistamiseks läheb meil loomulikult vaja pärmi, siis läheb meil veel vaja piima, võid, veidi soola, suhkrut, kardemoni ja loomulikult nisujahu ja veidi ka sooja vett, mida mul siin praegu küll kaadris ei ole, aga see pole üldse tähtiski. Ja täidise jaoks läheb meil samuti vaja võid, suhkrut ja nüüd erinevaid vürtse, et meil on siin need nii-öelda piparkoogivürtsid, on kaneel, jahvatatud ingver, kardemon, muskaatpähkel ja apelsinikoor. Esmalt lahusta pärm väheses käesoojas vees. Seejärel sulata või, lisa sulavõile piim, lisa pärmile käesoe piima ja või segu, lisa suhkur, lisa kardemon ja soola. Sega kuni suhkur ära sulab. Ja seejärel saab hakata lisama jahu. Lisa vähehaaval jahu, sega. Kui sa oled jahu enam-vähem kõik kaussi ära lisanud, siis kummuta kogu taigen töölauale, et seda siin sõtkuma hakata, sest kausis on seda väga ebamugav teha ja palju lihtsam on teha seda taigna sõtkumist laua peal. Esialgu on taigen üsna märg ja tahab igale poole kätte külge kleepuda. Aga sellesse pärmitaigna võlu ongi, et tuleb lihtsalt natuke kätega vaeva näha, taigen ilusti ühtlaseks, siledaks ja pehmeks sõtkuda. Et see võtab aega käsitsi tehes umbes 10 minutit. Kui taignapall on mõnusalt elastne ja enam käte külge taigen ei hakka, siis on õige aeg ta panna tagasi kaussi. Katta kauss kas rätikuga või kaanega ja panna taigen kerkima umbes tunniks ajaks sooja kohta. Vahepeal, kui taigen kerkib, saame valmistada täidise. Selle jaoks lisame toasoojale võile detsiliiter suhkrut, 3 teelusikatäit kaneeli, 1 teelusikatäie kuivatatud ingveripulbrit, 2 teelusikatäit jahvatatud kardemoni, rivime siia ka veidi muskaatpähklit ning terve 1 apelsinikoore. Sega kõik koostisosad ühtlaseks ja piparkoogivürtsi või ongi valmis. Taigen on nüüd tund aega kerkinud ja nüüd tuleks ta siis kummutada jahusele töölauale. Riputa peale veel veidi jahu, et taignarull ei nakkuks taigna külge ning rulli taigen ilusaks ristküliku kujuliseks. Kui taigen on ilusti ära rullitud, määri peale täidis, seejärel keera taigen keskele kokku 3 umbes ja lõika umbes 1,5 sentimeetri laiused taignaribad. Võtad näpu vahele, pöörad paar korda ümber sõrme, peidad otsa ära ja valmis ongi. Kui rullid on nüüd kõik ära keerutatud ja valmis pandud panni peale, siis pintseldame nad veel munavonaga üle ning enne ahju panemist laseks neil veel umbes veerand tundi kerkida siin plaadi peal. Ja seejärel küpsetame neid ahjus umbes 20 minutit kuskil 200 kraadi juures. Meie kaneelirullid on valmis, tulemuseks on kuldsed ja õhulised piparkoogivürtsised kaneelirullid.